Head diskirahvas, tere tulemast vaatama järjekordset episoodi vestlussaatest Miks nii? Tegemist on Eesti Discgolfi Liidu uueväärse vestlussaatega. 4. episood on meil käsil ja siin saates küsime diskirahvalt või diskiga seotud rahvalt erinevaid põnevaid küsimusi. Võite ka teie kommentaariumisse alati jätta oma mõtted, oleme YouTube'is ja Spotify's kättesaadav, mis küsimusi võiks üldiselt küsida ja kelle käest, kui te tahate, et keegi oleks mu siin vastas, andke aga kommentaariumites märku. Enne veel, kui me juhatame sisse meie tänase külalise, on Eesti Discgolfi Liidul au kuulutada välja või teavitada antud juhul, et käimas on uus programm koostöös Eesti Discgolfi ketaste tootjaga Disctroyeriga ja selle programmi nimi on 1000 ketast noortele. Mis see täpsemalt on, minge vaadake Eesti Discgolfi koduleheküljele, aga lühidalt kokkuvõttes me anname tasuta ära 1000 ketast nii koolidele kui noortekeskustele ja lisaks liikumisõpetuse õpetajad või juhendajad noortekeskustes saavad tasuta koolituse Discgolfi ABC-st ja jagame muid nippe ka, kuidas üldse treeninguid läbi viia selleks, et noorte liikumisharrastusi edendada ja selleks, et Discgolfi kui spordiala turundada. Rohkem infot Eesti Discgolfi kodulehelt. Vot nii. Aga läheme nüüd saate juurde. Mul on täna au enda vastas siin prožektorite valguse all tervitada meest, kelle PDGA ütleb, et 2015, 16 ja 17 oli PDGA. Kohe varsti uurime, miks ainult sellistel aastatel ja miks enam ei ole. Mees, kes on ka kohalikus poliitikas ilma teinud ja siiamaani toimetab seal ja kohalikus volikogus on aktiivne, aga mis kõige olulisem meie kui Discgolfi kommuuni jaoks, see on siis 1-2 eestvedajast sellisel kultuslikul sündmusel nagu Järva-Jaani 100, mida ilmselt ei pea isegi enam turundama, sest et huvi selle vastu on nii metsikult suur. Tere, Arto Saar! Tervist! Kõik, mis ma ette lugesin, oli korrektne? No jaa, väga hästi. Aga ma alustangi siis nii, et lähme kohe asja kallale. Miks on nii, et sealhulgas liit ja paljud korraldajad peavad veri ninast välja pingutama, et vahepeal inimesi sündmusele saada? Teil piisab piltlikult metriks üles, Facebooki event üles ja sadu inimesi ootab järjekorras. Tead, hea küsimus, isegi nuputame, et tegelikult ju peale 2017. aasta esimest maratoni, kui oli vist 219 osalejat või midagi sellist, siis on see populaarsus järjest tõusvas joones olnud, ja varsti tegime ju 2-päevase ürituse, kus on nagu 2 eraldi päeva aga et miks see Järva-Jaani nagu sellisel kujul nii populaarne on, et sel aastal lõime interneti puruks, et 11 sekundiga oli 400 kohta täis, et vaata hea küsimus, miks see on nii. Ju siis me midagi seal õigesti teeme, aga mis see õigesti on, et seda peab nüüd nagu diskirahva enda käest küsima, sest mina ausalt öeldes pean siin täna üles tunnistama, et mina pole kordagi sealt osa võtnud, et ma ei tea, miks te seal osalete. Ühesõnaga korraldajana ma saan aru, et sellist mahti enam, et ise osaleda või ei ole huvi või kuidas sellega on neil aega? Tegelikult ma olen isegi ikkagi mõelnud, et aga see lihtsalt, et kuna seal vastutus on nii suur, et seal võib igasuguseid asju juhtuda. Üks aasta näiteks oligi vaja kiirabisse EMO-sse sõita, sest et meil üks rada läks sealt ühe okkalise põõsa juurest mööda ja mängijal oli okas sõrmes ja siis ma läksin vahepeal temaga hoopis sinna, et tegelikult et keegi vastutaja peab olema kogu aeg ikkagi olemas ja seetõttu pole osalenud. Lähme siis alguses tagasi. 2017 ütlesid oli esimene, aga selleks, et see esimene sünniks, peab olema mingisugune hulljulge mõttealge, et keegi kuskil ütleb, et kuule, mis sa arvad, et teeks Järva-Jaanis, paneks 100 korvi, räägi meile natukene, kuidas see üldse sündis? Idee. Praegu, kui sa seda küsid, ma arvan, et see võib olla kuskil chatide või Messengeri ajaloos võib isegi olla. Ma arvan, et selle esimese idee viskasin mina õhku, et seoses Eesti 100-ga võiks midagi ägedat korraldada ja siis teeme siis 100 korviga ürituse, et see tundus hullumeelne. Siis seal käis diskussioon meil grupis ja klubis, et kuidas seda teha, kas me teeme 5-20 korviga rada või kuidagi ja siis, aga mul kangastus ette, et meil Järva-Jaani on täpselt selline, kus saaks need 100 korvi järjest panna ja kõik on tegelikult käe-jala juures ja sealt kuidagi keris, et selles mõttes on võib-olla hea mõte, et see üles korjata ja vaadata, kas see on kuskil nagu see esimene idee jupp on kuskil ka mustvalgel olemas, aga ma arvan, et see oli siis 2016 lõpus, ma arvan, et see asi hakkas kerima ja siis äkki
1 või 2 mai 2017 esimene üritus oli. Ja kui nüüd see esimene läbi sai, tehtud sai, siis kas oli kohe teadmine, et paneme edasi või? Kuna see projekt oli seotud rahastustaotlusega, siis me juba planeerisimegi, et see on mitmel aastal ja noh, see huvi näitas ka, et me peame seda tegema, et see lihtsalt tuli siis timmida ja veel paremaks teha neid kõiki asju, seal omad väikesed vitsad saadud ja noh, ma ei tea, toitlustamise korraldamine, kuidas seda teha, kuidas korvid saada, kust kohast saada. Et aga iga aastaga on järjest võib-olla paremaks, sujuvamaks, lihtsamaks läinud see siin. 100 korvi kokkusaamine, see ei ole ju nagu väike ala veel, eks ole, et ei ole ju ainult alevikus kitsalt sees, eks ole, rada on seal juures ja ise, ma vist nüüd võin eksida, aga ma arvan 2 korda olen selle läbinud, et üks tummisemaid, ma mäletan, esimest korda ma vist osalesin 21 või 22, üks kahest ja tol aastal oli üldse kuidagi nende 100-korviliste maratonide mingi buum, Jõulumäel oli, Keilas oli ja tehti neid päris mitu. Käisin need kõik läbi ka tol aastal ja kohe nagu tuntavalt oli see, et lähed Järveojani 100-le, noh see on nagu maraton, see oli nagu noh, me kuttidega kuidagi õnnestus niimoodi ka, et meile see toitlustuspaus, mis seal vahel on, sattus kuidagi nii kehva aega, et me pidime poes eraldi ise käima, sest me ei saanud nagu lõunal minna, sest me olime justkui kas väga kaugel on ja või me olime ühel hetkel väga lähedal, mõtlesime, ärme veel lähe. Ja siis vähese toiduga ka, no me tulime sealt maha ägisesime, kui me olime seda 100 korvi ära teinud ja mõtlesime, võt see on nagu, noh, see on tõesti maraton, et mõni teine on nagu siuke lühike. Kas kuidagi korraldusliku poole pealt on nagu sellele ka rõhku pandud, et ta võikski olla väljakutsuv? Jaa, selles mõttes ikkagi ta ei oleks lihtne selline läbi jalutamine ja 30-meetrised korvid kuskil ainult metsade vahel, et ikkagi väljakutsuv, noh, see võllaste rada ise on juba see osa, mis on karm, on ju, krossirada on ka selline, mis on päris selline mõnus, aga samas kui lähed kutsekooli on ju, või siseradadele, siis on jälle selline mõnus chill ja lõbus, on ju, et eks balansi leidmine seal oluline on, aga et ta ikkagi jah, et oleks nagu maratoni vääriline ka, et sa hommikul kell 8 lähed rajale ja õhtul kell 6-7 lõpetad, et noh, siis, et sul ikka käes ikka tunne ka, et sa oled ikka maratoni läbi. Tuleme selle maratoni juurde tagasi selle spetsiifika juurde, aga räägime sinust korra. Nii. Vaatasin, surfasin sotsiaalmeedias lihtsalt põnevusega. Vaatasin, sa tundud olevat läbi ja lõhki spordimees, on nii või? Noh, ma ei tea, kas läbi ja lõhki, aga noh, sport meeldis. Erinevaid spordialasid, no sealt oli ujumisest, suusatamisest, mille iganes veel mingid pilte, kuigi diskist ma leidsin jah võrdlemisi väheselt pilte, mis tõttu mul on hea küsida, et nii nagu ma alguses mainisin, su PDK on olnud aktiivne 2015, 16 ja 17 ja nüüd sa ütled, et 2017 oli siis ka maraton esimest korda, 2015, 2016 sealt algas siis sinu huvi diski vastu või kuidas sellega lood on? Tegelikult me ju Järveojani raja tegime 2014 ja mõnda aega sõpradega seal Anti ja Vanna Tõnis ja nendega juba seal hakkasime mõtlema, et kuule, et Järveojanis võiks see olla ja siis tuli see rada ja alguses ma olin ikkagi täitsa sõltuvuses, et ikkagi 2 korda nädalas rajal ja siis lõpuks sain võllastel ikka miinusega ka kätte ja et selles mõttes ei ole päris nagu luftikusti olnud, on ju. Aga viimastel aastatel on küll selline, et kuna neid muid tegevusi ja kohustusi ja asju on nii palju, et siis selline 2-3 korda aastas võib-olla jõuab võistlema ja siis on klubikarikavõistlused aga seda, et nüüd praegu nädalamängule enam jõuaks, et seda praegu kahjuks ei ole, aga no mine tea, võib-olla tuleb see aeg tagasi, aga kui siin omavalitsusjuhtide võistlusel käinud olen, siis ma ikkagi olen nagu taset kõrgel hoidnud. Aga kus see huvi üldse discgolfi vastu sinuni jõudis? Tead, hea küsimus. Ma arvan, et mulle lendava taldriku loopimine kui selline on vist lapse saati nagu meeldinud ja kui mingil hetkel see discgolfi teema kuidagi jõudis minuni, et siis kui ketas kohe ka enam-vähem nagu sirgelt lendama sai, et siis tundus, et seda peab siis nagu Järveojanis arendama hakkama, ja kui need mõned sõbrad ka nagu tundsid, et see on nagu selline atraktiivne teema, et siis läks nagu robinal käima. Järveojani, oskad sa mulle praegu öelda, palju seal rahvast elab? Alevis on 950 umbes, vanasti väikses vallas oli 1500 elanikku, noh, ütleme selline suurusjärk. Ja mis need nagu tavaliselt, kas igas omavalitsus või Alevis või linnas on mingi oma nagu nišisport, mida tehakse
meil Läänemaal ma tean väikseid alevikke, kus näiteks maadlus on väga südameasi, on ja kuidas on nii, et Järva-Jaanis on nagu discgolf või on mingi muu tegelikult hoopis no tead, ma arvan, et meil ongi selline väga multifunktsionaalne rahvas seal, et jalgpalli mängime ka, meil on oma Kasekoppel eelmine aasta keskmine publik 155 inimest, Eesti 14-s on ju, et või siis suusa-rattaklubi, kes teeb ka erilisi võistlusi, rattavahetusega sõidud näiteks, et mingid sellised erilised asjad. Meil on motokrossi rada ja siis selles mõttes nagu sellist ainukest nüüd Järva-Jaani spetsiifilist ala välja raske tuua. Või mõned aastad tagasi oli sangpomm väga populaarne meil. Mu ema on 2-kordne maailmameister. Et siis nüüd ütle ise, mis see kõige populaarsem on. Väga äge, aga kas on kuidagi võimalik nagu mingit seost sellel määral luua, et kui nagu väike koht, siis sul ongi aega pühenduda sellele on see siis konkreetselt sport, on see mingi nišisport, et kui sa oled suures linnas, siis sul on lihtsalt see ampluaa nii lai, et sa nagu eksled ära kuskile sinna, et väiksemas piirkonnas, väiksemas omavalitsuses, väiksemas alevis, väiksemas külas, sul ongi nagu, ütleme, kasvulava potentsiaal palju suurem selliste mingite ägedate sündmuste, happeningide asjade jaoks. Jaa, kindlasti ja ma arvan ka võib-olla, mis nagu Järva-Jaani puhul ongi see, et see kogukonna ja inimeste ja see nii-öelda läbisaamine on nii nagu kuidagi orgaaniline või spontaanne, et või see sama korraks Järva-Jaani 100 juurde tulla, et seda korraldada, et sul on vaja hulka kooskõlastusi, et kes, kelle kodust või piltlikult sa läbi lähed, kodudes ka tegelikult, organisatsioonid, krossirajad, suusarajad, põllud, järveäärne, et selles mõttes sellise väikses kohas teha erilisi asju on, ma arvan, et tõepoolest lihtsam kui suurtes kohtades, et seal nagu seda bürokraatiat ja muud vastuseisu tuleb nagu rohkem, aga kui sul nagu väikses kohas tehakse mingit suurt asja, siis see on kogu alevi pidu justkui, et siis kõik on rõõmsad. No erilisus ees vähemasti kindlasti keegi ei kahtle Järva-Jaani 100 puhul. Kohe varsti räägime ühest põnevast asjast ka, mis sul siin laua peal kaasas on. Ma ütleks, et see on üks erilisemaid asju, mis ma olen discgolfi võistlustega seoses kindlasti näinud lähiaastatel, aga enne seda veel lisaks spordile ja sinu spordilembelisusele, ma saan aru, et laps saati oled siis olnud täitsa spordifanaatik või? Tead, väga ei ole, ütleme nii, et selline spordipisik võib-olla tuli siis, kui ma olin 11-aastane, kui ma üldse Järva-Jaani kolisin, ma olen muidu Pärnumaa juurtega, et Torikandist, Seljakülast, et seal ma korra käisin, maadlesin ja ühe korra käisin karatetrennis isegi. Aga kui ma Järva-Jaani sattusin, siis ma läksin jalkaskeenesse ära, et ma olen tegelikult ikkagi põhiliselt jalgpalluri taustaga, aga jalgpallurid üldjuhul on ka sellise mitmekülgsuse taustaga. Palju discgolfarid on jalkast tulnud? No just, et siin võib ju neid päris mitme käe peal üles lugeda neid tippe, et sul on koordinatsioon, sul on keha valitsemine, kõik need asjad, et kui üldjuhul jalgpallur suudab võrkpalli mängida, siis võrkpallur alati jalgpalli ei suuda mängida. Tean seda omast käest, jah. Näed, siis ma räägin õiget juttu. Ehk siis pigem see muude spordialade tegemine ongi tulnud nagu selle jalgpalli tausta pealt. Aga nüüd selline nagu aktivismi pisik, kus see pärit on? Et tahta ise muuta seda, mis sinu võib-olla on see natukene ompärilik, et mul isa oli kunagi selline küla, selline heas mõttes aktivist, et kes igal pool oli kampa või mälumängu või köievedu ja muud asja teha, et siis ta hüppes kaasa ja tegelikult võib-olla ka see nii-öelda keskkond, kuhu ma sattunud olen, et nii Järva-Jaani keskkoolis kui ka pärast Pärnu kolledžis, et selline kuidagi natukene kamba vaim ja siis selline ärategemise teema oli seal kõigil selline natuke pisikus ja sealt tulnud, et ega siin õiget vastust ma ei oska öelda, et kuidas see nii on läinud. Ja väsimusmärke ei ole, jah? On küsitud, kas ala läbipõlemine ja kõik, et kuidas sellega on, et veel omast arust teadlikult ei ole läbi põlenud olnud ja siin mõned aastad tagasi mind valiti maakonna sädeinimeseks. Palju õnne. Aitäh. Ja siis mõtlesin ka, et kuule, et ma ei ole mingi sädeinimene, et sädeinimesed kustuvad ära, aga ma olen nagu lõkkeinimene, et mulle tuleb lihtsalt puid alla panna. Säriseb pidevalt, jah. Puid tuleb alla panna ja siis on nagu lõkke põdak. Aga see puude alla panemine sinu mõttes tähendab seda, et anna nagu uus projekt ette või?
Jah, ma arvan, selles mõttes ma olen natukene võib-olla pigem algataja tüüpi siin igasuguste Innovaator. testide ja muude näitajate puhul, et mulle meeldib algatada, aga mõned projektid jäävad pooleli ka, aga et kui on selline väljakutse, et noh, et kui öeldakse, kuule, et nii ei saa või kuidagi, noh, see ei ole võimalik, et sa teed mingit sellist asja, siis see pigem nagu, see on see puude alla panemise koht, et kuule, et saab küll, et me teeme ära, on ju. Et ma selles mõttes nagu samastun, ma olen eluaeg olnud see, et kui keegi ütleb mingile ideele, et see tundub nagu võimatu või et ei tea, kas see on võimalik, siis tekib see sisemine põlemine, oot, ma näitan, eks ole, et tegelikult on no, ikka. Aga millega sa praegu selles mõttes spordialaselt seotud oled, sest et Järva-Jaani 100 kui discgolf on ja, siis jalgpall, ma nägin jope peal oli Paide linnameeskond kirjas on ja, mis sa seal teed? Ma olengi tegelikult päriselt tööl Paide linnameeskonnas, ehk siis MTÜ jalgpalliklubi Paide linnameeskond on minu tööandja, kus ma olen siis kogukonnajuht ja arendusjuht samamoodi, et ma tegelen kogu publikuürituste, siis nii-öelda kogukonna kaasamisega, ürituste korraldamisega, kõnnijalgpalliga, ehk siis nii-öelda lastest kuni eakateni välja, et ja siis projektide kirjutamisega ja siis ka kogu Paide linnameeskonna taristu haldamisega, et kus on mul oma meeskond. No siis ei imesta, et see Järva-Jaani 100 korraldamine ka nagu sinna sekka hästi välja tuleb. No jah, aitäh. aga lihtsalt siia nüüd tulles korraks tagasi Järva-Jaani 100-le, kuna sina ja Anti veate seda 8 eest, eks ole, pluss veel kogu meeskond, kes teil seal taustal on, siis kuidas teie nagu dünaamika aastatega on olnud, et on nagu siuke mõnus sujuv laevasõit tasasel veel või on olnud ka ikkagi niimoodi, et peale esimest vaatasid, et okei, veidi üle 200 oli, nüüd võiks 400 tulla, selle jaoks me teeme nii, teine ütleb, et no ei, seda ei tee, me hoopis teeme nii. Tead seda ei asja või kuidagi sellist nii-öelda konflikti olukorda ma ei mäletagi, et üldse oleks olnud nagu, et selles mõttes on see tõesti nagu mõnes mõttes sujuv olnud, et meil Antiga mõlemal on omad tugevused, mida me siis ja kogu klubi siis kasutab heas mõttes ära, et tema on IT-s tugev, ta tegeleb Metrixiga korraldamisega, meil on Järva-Jaani 100 äpp on olemas võistluse jaoks, mida on ka nüüd Anti talve jooksul arendanud edasi, et ja minu pool on siis selline korralduslik pool ja kooskõlastused ja projekti esitamine aga tema on siis ja ka raja teema ja nii-öelda selle raja kujundamine on tema nagu põhiroll olnud, et siis selles mõttes nagu hea kombo, et me nagu anname üksteisele mingid ideid, asju, mida nii-öelda raalida ja mõttest läbi lasta, aga üldiselt me nagu väga hästi klapib. Oskad sa kuidagi välja tuua ka, et mis need on aastate jooksul olnud mingid suurimad sellised nagu komistuskivid ja või takistused üldse nagu korraldamisel, et on see mingisugune uus asi, mida te olete tahtnud nagu implementeerida, tuua sisse, olete avastanud, et see nagu tuleb läbi raskuste või ongi rohkem inimesi, mis tähendab rohkem haldamist, mis tähendab võib-olla mingite auhindadega rohkem tahaks nagu eksklusiivsemaid auhindu, seal on mingid takistused ette tulnud või on üldse midagi sellist välja tuua? Takistusi kui selliseid väga, ma arvan, et ausalt öeldes ei olegi olnud, et ta ju laias laastus on siin, nüüd tuleb 8. korda, et eks ta on nagu selles mõttes nagu korraliku juba sängi endale sisse voolanud, et kõik teavad, kuupäev tuleb, Alevi rahvas teab ka, et kettad lendavad, nurinaid vist on äkki kuskil nulli lähedane olnud, ma arvan, selles mõttes tahtsin küsida, kuidas kohalikud selles mõttes on nagu väga positiivsed olnud, et ja pigem me oleme üritanud neid just kaasata, et kes paneb oma väikese kohviku püsti veel võllastele või kuskil paneb lihtsalt kohvimasina tuksuma, et pigem nagu heas mõttes just kaasata kohalikke inimesi, et takistusi eraldi nagu ka siin võiks jälle sülitada üle, et pole nagu õnneks olnud. Aga sellel aastal nüüd suvel, mis on tulemas, kas on võrreldes mida eelmise aastaga midagi, mida sa saad juba välja hõigata, kes meid kuulab, vaatab, et millest ilma jäädakse, kes ei mahtunud peale? Ega väga mingit suurt erilist muudatust ju ei toimu, et me kindlasti proovime veel võib-olla seda sujuvamaks teha, toitlustusosa just ise ütlesid ka, et pidid ootama, et me sellega iga aasta nagu timmime ja tuunime, et võib-olla mõni nii-öelda toidukoht juurde tekitada, et see vahe 2 tundi seal see lõunapaus, et täpselt see, et kell 11 võib-olla on vara veel, aga siis sa juba jõuad, ma ei tea,
1:30 või siis on juba mõtled, et kust saaks, on ju, et siis on juba nagu kõht ammu tühi, on ju. Et selle korraldamine on võib-olla nagu kõige pähklim olnud alati, et kuidas seda teha. Esimesed aastad ma vedasin ka Aravetelt toodud valmis portse niimoodi, et mul oli autos oli 400 supikaussi kaanetatud ja siis see seal loksus ja nii edasi, et see on ka kõik nagu kuidagi aja jooksul niimoodi arenenud ja ega lõpus on meil sel aastal, millest me nüüd loobume sellel korral, aga võib-olla mingid üllatusi veel tulemas, meil on aega, et see nii-öelda bändi osa, et me oleme ka tagasiside küsinud inimeste käest, et mis nagu meeldis, mis ei meeldinud, et pigem see aasta me panemegi ikkagi lõpuks selle suure ekraani, kus sa näed seise, võib-olla mingi klippe, asju, et oleks jooksvalt mingi asi, aga et tunniks ajaks mingi kontserte nii-öelda korraldada, siis see on selline, et väga vahva, et on, osad jäävad nii jälle sellest ilma, osadele võib-olla see ei meeldi, et siis on nagu selline, et tagasisides oli ka, et see on selline, et kas on või ei ole, et väga pole mõtet. Pigem see eelarve kuskile mujale minna. Just, et võib-olla teha mingeid muid, võib-olla võistlusi või loosiauhinde rohkem teha, et loosiauhindade teema on ka olnud teemaks, et teistel maratonil on rohkem neid loosiauhinde, et tehke ka, paneme mõned juurde. Aga kui kerge on üldse sellisele võistlusele leida nagu toetajaid praegu? Tead ikkagi, osad täitsa ise pakuvad ja mingeid asju tuleb muidugi ise välja pakkuda ja otsida, aga väga keeruline õnneks ei ole ja eelarvelises mõttes ka meil ikkagi vald mingil määral toetab ka äkki tavaliselt mingi 1000 euroga, aga eelarve iseenesest tuleb sellega ise välja, et me suudame ka tänu sellele oma rada tuunida, et ka üle-eelmise aasta näiteks tuludest me seal investeerisimegi uute nende aluste tuunimisse ja sel aastal tahame korve vahetama hakata juba võllastel, et mis on juba ka ju üle 10 aasta vanad on ju, et ja tegime ka pikemaajalisi investeeringuid, ostsime siis 4 aasta medalid ära, et kui nagu sinna varsti suuname kaamera. Aga see ongi päris hea, sa saad oma kaamerasse näidata, mis sind siin nurgas filmib, et teil on Järvejaani 100 siis tehtud täisring medaleid, mida iga osaleja tahab endale saada, seal on siis lilla, oranž, sinine ja kollane. Mis see mõte seal taustal on ja kuidas neid siis saab? Tegelikult on see, et selline oranž peaks juba põhimõtteliselt kõikidel olemas olema, kes siin eelmine aasta käisid, ehk siis ja me arvestame seda, et kuna see medal hind ja medal kogu aeg ju tõuseb hind, et ostame siis korraga välja järgmise 4 aasta medalid ja tekkis selline mõte, et Ironmanil, kus ma olen ka osalenud, siis on sellised medalikomplektid, et sa mitmel aastal osaled, siis saad sellise kombo kokku ja tekkis selline mõte, et kuna nüüd 7., 8., 9., 10. kokku on 10. kord, siis tulebki selline juubelimedal, ehk siis see on nagu discgolfi kujuline medal peale juubelit. Ja seda alust me siis tuunime ka natukene veel lõplikult pole paika pandud, et kas siia ka nimi graveerida tellijatele ja nii edasi, et siis ja X on siis 10. kord. Juubelimedal. Ma saan aru, et siis kui nüüd üks hetk see 10. maraton tuleb, nüüd on siis see aasta, ma saan aru, 8 ja 2 aastat veel, sa saad 4 tükki kokku ja nüüd ma saaksin selle panna kuskile ilusa aluse peale, siis selle ma saan veel eraldi tellida juurde. Ja me tegelikult mõtleme vist isegi see aasta juba see alus panna töösse, sest eelmise aasta medal tuleb ka kuhugi panna ja siis see poolik alus võiks olla siis motivaator, mis sa siis mõtled, et peaks nüüd nagu täis saama. Ja kui kellelgi tekib praegu mõte, et mul ei ole seda üldse see aasta ka peale ei saanud, siis meil on ju 2-päevased need võistlused, et või iga aasta saad 2 medalit, kui sa mõlemale päevale käid, et siis saad täis küll, et selles mõttes, et isegi kui sa saad 2-8 ja siis 9 ja 10, siis nad sobivad samamoodi väga hästi kokku. Aga nüüd tänasel hetkel 7 enam ei saa mitte kuskilt, kui sa just ära ei osta kellegi käest. Jah, nii on. Et sellest võib isegi saada selline nagu kollektorite, kollektsionääride ja täitsa hinnaline asi ju. Hea mõte, jah. Panen kõrvale. Teil mul paar oranži medalit on olemas. Mulle tundubki selline asi, et näiteks mina eelmine aasta ei osalenud siin eetriväliselt me rääkisime, et ma olin piisavalt saamatu, et ma ei maksnud õigel ajal sellel aastal ka ära, ehk siis minu nimi tuli sealt välja, aga kui ma oleks see aasta tulnud, see 8. saanud, siis oleks kohe mu küsimus olnud, et ai, päkki mul seda 7. ei ole,
põlved ei pea 2 päeva järjest vastu ja ongi pekkis. Aga vot nüüd see ongi see eksklusiivsus, sellepärast tulebki Järva-Jaanise ajal käia. väga äge, noh, selles mõttes, et ilmselt, kes mind kuulavad ja kes on Järva-Jaanise aja fännid, ma kujutan ette, et neil on see juba 1. jaanuarist saati nende süda põksub sinna suunda. Aga ütleme, kas nüüd 10. korra vaates ja täna meil nüüd tuleb 8, kas te näete, et seal on veel mingeid asju, mis te nüüd enne 10. tahate kindlasti teistmoodi teha, kui pikalt üldse oma plaane seate? Ega üle 10 praegult ei olegi kaugele mõelnud, aga mulle tundub, et see formaat sellisel kujul võiks kesta veel ja veel, lihtsalt on nüüd rajadisainis kumba pidi teha põnevaid radu, põllu peal ei oleks lihtsalt nühkimine, vaid et sul on seal ka mingid obstaakleid üleval, mille ümbert või kuhu mängida, et tekitada seda põnevust igal aastal, et see rada ei ole nagu selline, ma olen siin käinud, vaid pigem on see, et et siin on selline asi, et seda üllatusmomenti raja osas juurde tekitada ja võib-olla on veel meil seal Järva-Jaanes mõningad objektid või kohad, kus pole käinud või mõni siserada juurde tekitada mõnes asutuses, et näidata ka just mitmekülgset Järva-Jaanit võib-olla, et päris kirikusse vist ei hakka minema, aga no mine tea. Kõike võimalik, eks ole, et minu jaoks, nagu mis nende 100-korvilistel võistlustel enim paelub, ongi see, et seal on, kui on hästi valitud koht, siis on metsikult suur potentsiaal näidata selle koha eripäraselt, eks ole, metsa tukkadest kuni põldudeni välja, et ma mäletan see, kui ma ei eksi, vist see üks lõik, mis on seal Võllaste raja ja Järva-Jaani keskuse vahel, oli, kui ma ei eksi, seal põlluala, kus on päris palju radasid, siis seal ongi, tundub on ja tuulepealne maa igav on ja, aga samas sul on võimalik nii palju seal teha, on need mingid OB-jooned, on need mingid kohustuslikud dokid või mis iganes 100 punktid, kus sa saad läbida, et selles suhtes teil on ka väga hea pind, mille peal teha, et sul ongi nagu eriilmelisust. Kas see Võllaste rada nüüd sellel aastal küsides lihtsalt huvilisena on nagu täisformaadis sees või te lõikate selle juppideks kuidagi? Tead ei teagi veel, selles mõttes, et eks me ju ka varem olemegi teinud neid radu ju lühemaks ja pigem seda rohelist rada kasutanud, et ei tekiks troppe ette, et kui ka Openit korraldades, mida me oleme üle 10 aasta teinud, et siis me oleme ka näinud, et pikkade radade ees tekivad need tropid, aga kui sul on nagu 100 puuli, siis need tropid ei ole üldse head, et pigem on hoida seda sujuvana, et mingid rajad jäävad kindlasti originaalid, osad tuuakse lihtsalt lähemale ja niimoodi on. Ma mäletan esimesel aastal, kui ma sellise mahlamütsina seal osalesin, siis oli, kui ma ei eksi, enamus Võllaste rajast oli nagu täiskujul oli sees, aga see oli vist niimoodi, et me olime ennegi mingi 3-40 rada mänginud ja siis me jõudsime sinna Võllaste rajale, siis peale Võllaste rada oli küll siuke tunne, et käsi tuleb küljest ära varsti, et enamus ongi see, et kuule, et kas saaks selle Võllaste kohe ära teha, et ei jääks päris lõppu, et siis on nagu päris hullum aja, sest kui see Võllastelt ära tuled juba, siis on nagu tuksis. On jah, täpselt sama emotsioon oligi see, et jumal tänatud, et see meil lõpus ei olnud, et see oli keskel, aga järgmine kord üritasid juba planeerida oma algust kuidagi niimoodi, et tahaks sinna algusesse selle rohkem ära teha, et selles mõttes tõesti Järva-Jaani 100 on nagu väga omanäoline, aga kui palju praegu teil seda olukorda on, et rahvas kirjutab, et ma ei saanud peale? Eks ikka kirjutavad ja niisama lihtsalt sõbra kaudu me nagu peale ikkagi ei lase, sest see on nagu selline ohtlik tee, et meil on wildcardid, kes toetavad, on ju, et kui sul on mõni tuttav ettevõte või keegi, kes ütleb, et kuule, et kas Wildi saab, on ju, siis me oleme täpselt kuule, et aga nii see jäi lihtsalt, on ju, aga näiteks kui on soomlased, me oleme kui rahvusvaheline üritus sel aastal tuleb 16 norrakat meil mõlemale päevale, et tulevad ka just tutvuma sellega, et siis oleks nagu piinlik öelda, kuule, et sulle me ei saa, sest sa ei jõudnud regada, et pigem neid väliskülalisi soosime. Praegu on siis laupäev ja pühapäev, mõlemad on täis või? Jaa, nüüd on lihtsalt pühapäeva osas on mõned veel vist maksmata, aga põhimõtteliselt on... Ja kui palju tavaliselt seda nagu välja kukkumist on umbes mingi 10%, üks hetk ütleb, et tegelikult ei saa tulla? Ei ole nii palju, pigem on see protsent kuskil 1 või 2, ehk siis mõni üksik on see, kes hommikul võib-olla välja ilmu ja lõpuks ikkagi praegu seis on see, et ma arvan, et mõlemad päevad on 400 maksavad ära, aga lihtsalt hommikul keegi, kes magab sisse või jääb haigeks või aga pigem täis maja. Aga mis see nagu järgmine potentsiaalne areng üldse olla saab? Kas viieseid puule vist ei hakka tegema?
On kaalutud, aga ma arvan, et see oleks riski business päeva mõttes, et sul läheb ju automaatselt ju põhimõtteliselt 25% või 20% viskit tuleb juurde. Noh, kui sa paned 10 tunnile 20% juurde, see on 12 tundi ja lihtsalt me ei jõua lihtsalt õhtusse sellega, et see nagu väike loogika oleks. Ja noh, mõni või mingi potentsiaal võib-olla on ka reedet kasutada, noh, reedel on ka võistluspäev, aga see tähendab ka seda, et pühapäeval ei jää sellest rajast enam midagi alles siis, et kui sul oleneb ilmast, kui sul näiteks 2 päeva on 1000 inimest või 800 inimest juba rajast üle käinud, et siis see on nagu selline, et potentsiaal on lihtsalt kallimaks teha, muud ei olegi. Ma arvan, et see paneme hinnale punki juurde ja siis ma arvan, et ei ole järjekord nii pikk. No ma ei tea, see on lihtsalt uitmõte praegu. Ma kujutan ette isenest reedese variandina jah, et rajavaatest pole kõige nagu meeldivam aspekt kindlasti, aga vaadates, kui palju ikkagi discgolferid, noh, ma ei tea, Järve töötute nädalamängul keset kella 1 keset nädalat käib, et siis seda skaleerida natukene kindlasti neid mängijaid oleks. Noh, muidugi need tööandjad, kes kõik peavad reedel andma oma töötajale siis puhkuse ja neil kindlasti võib-olla... Nad on haiged lihtsalt. Tervispäev. Tervispäev. Nüüd saavadki sealt tervist juurde. Ega Svibiga maksmist on meil küll. On jah. Nii et kõik, kellel veel maksmata on pühapäeval, siis siin oli see info ka, et saate Svibiga maksta. Kuule, aga räägime sellest põnevast aspektist ka, et sa oled poliitikas ka näpupidi karvapidi sees olnud aastate jooksul. Jah, siin nüüd sa 23 aastat. No, siuke väike number ühesõnaga. Kus see nagu alge seal oli, sest et noh, mul on siin võimalik nagu omas käest võrrelda, eks ole, et 16-aastaselt ma võtsin endale eesmärgi, et ma tahan üks hetk olla Haapsalu linnapea, sest et tol hetkel kuidagi see aktivism nagu paelus mind. Ja läks kaua aega, noh nüüdseks tänaseks päevaks meil on linnapea vahetunud, kahjuks ei olnud mina. Aga minu nagu poliitiline karjäär tänaseks päevaks on läbi, aga kuskilt peab ju see tahe inimesel tulema, et üldse nagu vitsida minna kuskisse poliitikasse, mis väga paljude jaoks on räpane, must ja aega nõudev. No ma ei tea, peale Pärnu kolledži lõpetamist ma läksin Järva-Jaani vallavalitsusse arendusnõunikuks ja siis ma olin ka rekreatsiooninõunik, tegelesin ürituste korraldamisega, siis ma vahepeal olin maavalitsuse arenguplaneeringusega juhataja, siis 2009 tundus õige aeg, siis ma olin 26-aastaselt, et võiks oma valimisliidu kokku ajada ja siis 2 valimised panime kinni. Aga kus see nagu tahe on, võib-olla ongi see, et nii-öelda kodukohas midagi reaalselt ära teha ja mulle see räpane värk ei meeldi, kuskil parteis ma pole kunagi olnud. Nii et ja Riigikokku ühe korra küll olen kandideerinud, sain ka mõne hääle rohkem kui 600 häält, aga sisse ei saanud tol hetkel. Aga ma ei tea, see selline ikkagi vastutustunne ärategemise soov, mitte kellelegi ärategemise, vaid nagu reaalselt nagu asjade ärategemise soov on nagu sees olnud, et seda kaudu saab ikkagi midagi mõjutada. Jah, ja ilmselt vaidle mulle vastu, kui ma eksin, aga väiksemates omavalitsuses on isegi suurem võimalus. Muidugi. Individuaalset asju ära teha. Absoluutselt, selles mõttes mulle see nii-öelda ka väikse valla aeg mõnes mõttes meeldiski, et seal ei olnud parteipoliitikat, seal me tegimegi kõik, teadsid kõiki, praegu on meil Järva vald 80 kilomeetrit pikk, me tegeleme sellega, et me teeme volikogu liikmetele tutvustavaid reise, et nad saaksid teada, mis Järva vallas toimub. No, see on nagu natuke naljakas, vaata, et, et aga Imaveere inimene ei teagi, mis Albu otsas toimub või kus seal kultuurimaja või rahvamaja või raamatukogu on või mis seal nagu tehakse või kes seal üldse on, et selles mõttes me oleme nagu sellisest kogukondlikust omavalitsusest jõudnud lihtsalt sellise haldusüksuseni, kes siis nagu... Ja seda on väga palju üle Eesti ikkagi, on mitmesaja kilomeetrine valden ja siis sa tegeled inimeste ühest punktist teise saamisega rohkem kui arendusküsimustega. Ja see kohalik tats nagu siis kaob ära ja siis lõpuks inimesed ka mõtlevad, aga mis ma ikka valin, me niikuinii ei teagi, kes seal on ja nad teevad ikka, mis tahetakse, et see oli muidugi selline... isiklik puude väikeses vallas on igal juhul parem. No sina üks olid, eks ole, Järva-Jaani vallavanem mõnda aega. Ja peale seda Järva vallavanem siin veel, mitte nii palju aega tagasi, aga nüüd esimest korda, kui siin valiti ikkagi omavalitsuse juhiks, siis tundub ikkagi nagu, võtab alguses korraks ikka põlle värisema ka.
Teate, ma arvan, et tol hetkel ei võtnud, mul pigem võttis siis värisema, kui ma maavalitsusse läksin, mis on maakonna nii-öelda valitsuse arenguosakonna juhatajaks, et mulle tundus see aeg natukene isegi ärevam, sest terve maakond oli nagu seal taga. Et kohalikus omavalitsuses ma olin vallavalitsuse liige varem olnud, ma olin töötanud seal, kõik olid tuttavad, et see oli nagu, ei olnud väga keeruline üleminek. Et jah. Aga sellest ajast, kui sa nüüd oled olnud vallavanem varasemalt, mis sul nagu mingi eredam tore mälestus on, midagi, ma ei tea, tegime ära või panime alguse või? No seal keegi küsimus samamoodi, et ega lõpuks on mingid asjad on sul, ma ei tea, vee- ja kanalisatsiooniprojekt saab valmis, seda keegi ei näe, lasteaia juurdeehitus või kooli renoveerimine, siis uue siis muuseumi projekti algatamine, mis siis küll sai valmis nüüd ühinenud vallas, aga see algus see siis väikse valla ajal, et sinna üle 1 miljoni euro ja inimesed käivad vaatamas, et neid objekti mõtteid on ja pluss veel ka siis mingid tõesti algatused on ja, et selle discgolfi teema püünele toomine ja ma arvan, et siin neid kindlasti on veel mingid, mida ma kohe puusalt ei oska öelda. Tuleb mingi sellised peaga vastu seina jooksmise hetki ka, sest et enamus omavalitsuses on ja üks kõige suuremaid valukohti on transport, eriti kus on nagu suured omavalitsused, et küll ei liigu koolibussid õigel ajal, küll ei liigu teistele inimestele, et nad saaksid kas huvihariduses või poes käia õigel ajal ja seda on nagu, ta on selline nõrjate probleem, mida sa justkui, sa ei saagi ideaalseks kunagi timmida, aga sa saad seda parandada, et kuidas sina kohaliku tasandi aktivistina tunned, et on mingid need mustrid, mis jäävad sealt aastat aastasse ja pidevalt tegelikult selle lahendamisega ainult kunagi lõpuni korda ei saa. Kohalikud teed, see on selline, kus sa lõputult võid neid remontida ja raha on vähe, et kui siin nagu korralik ühendusteid ei ole, siis maale elama on ikkagi sellise looduse või talve või olukorraga on väga raske kedagi kutsuda, et tule, meil on väga tore elada, aga võib-olla talvel võib-olla sa ei saa välja, aga ole kodus, et see on nagu, ma arvan, et üks selline võtmekohtasid ja ühistranspordist nagu maal sul peab auto olema peres, aga selles mõttes seal nagu ühistranspordi peale loota, see on nagu selline midagi saab, et et Järva-Jaanis käib Paidesse buss normaalsel ajal, mis nüüd ka oli üks teema just hiljuti, millega me tegelesin, et lapsed kooli saaks gümnaasiumisse, aga ka elukohad Järva-Jaani puhul oli see, et meil noorel perel kuhugi elama pole tulla, et sa ei taha kohe maja ostma või korterit ostma hakata, aga üürikorterit ei ole lihtsalt, ja siis ongi selline nokk kinni saba lahti. Aga kohalikul tasandil, kui palju verevahetust on, paljudel on muret seda, et samad näod pidevalt? Hea küsimus, ma ei tea, kas ma jäin liiga kauaks võib-olla oma 8 aastaga tahtiga. 8 aastat tundub selles mõttes väga leebe, selles mõttes, et mõni on nagu volikogus 30-25 aastat olnud. Ja. Eks meil ka on neid vanu olijaid, aga kui nüüd inimesed valivad neid ja rahul sellega, siis demokraatia, ega siis järelikult hästi teevad. Pole veel paremat valitsemisviisi välja mõeldud, eks seal hinnad ütlevad vähemasti. Ja selles mõttes, kui sa vaatad nagu edaspidiselt, siis on see nagu tegevussuund ka, mida sa näed, et tahakski veel pikalt nii kaua, kuni valitakse või viitsimist on sellega tegeleda või? Et vahepeal on tunne, et Järva vallavolikogu puhul on see, et lihtsam on ise asju ära teha, mõnes mõttes, et valdade eelarved on nii väikeseks läinud, et isegi kui sa saad võimule justkui või ma ei tea, vallavanemaks või volikogu esimeheks, et sul see nagu hoovad on nagu nii pisikesed, et sa nagu seda nii-öelda vaba raha on nii vähe, et tegelikult ongi see, et me pigem teeme sellise kogukondliku baasil oma ettevõtjate, oma tuttavatega ja oma nii-öelda tuhhi pealt asju ära, et ma ei tea, sel aastal meestega ja päästekomandoga teeme või ma ei tea, 3. või 4. aastat meil on portedega hokiväljak, või siis sel aastal alustasime just Kasekopli muruvahetusega, et panime muru ruutmeetrid müüki nagu Tartu eeskujul ja ma ei tea, kas sul on ostetud või? Ei ole. Nüüd pärast saadet lähed pileti taskusse, võtad põrgukatel ja ostad endale ruudu. Ja teised ka kõik ümberringi. Et pigem saab niimoodi asja ära teha, mulle tunne, ja kiiremini, lihtsamini ja vahel ka tullakse sellega paremini kaasa ka, kui nagu mingid oma ärksed inimesed teevad. Jäävad need bürokraatia mehhanismid kõik sealt vahele. Aga
Minnes korraks nüüd selle teema juurde viimase mõttena võib-olla poliitikas, siis mida mina olen tajunud on see, et inimeste üllatakse hästi palju kaasa, kui alguses minnakse. Et meie oma inimene näiteks või uus nägu ja nii edasi. Ja siis kui saadakse valituks või ollakse juba näiteks üks periood volikogus või mujal ära, siis hakkab muutumise hoiak, et tahab olla seal pumba juures, tahab olla mugava töökoha peal, tahab saada head raha, kuigi väga paljuski, kui sa võrdled erasektori juhte versus omavalitsuse juhte, siis paljude palk on ikkagi väga kasin omavalitsustes. Küll aga kuidas oled sa ka tundnud kuidagi sellist nagu inimeste hoiakute muutumist sinu suunas? Inimesena liiga palju võib-olla ei muutu, aga lihtsalt see töökoht, mida sa teed või see, kus sa seda teed, see muudab inimeste arvamusi. Ma ütleks praegu, et kuna ma ei ole ju väga palju nagu võimu juures olnud, võib-olla see pole ära rikkunud mind, et sügisel ka ju ikkagi läks valimistel selles mõttes hästi, et valimisliit sai 4 koha asemel 5 kohta, ma sain eelmise korra 250 hääle asemel 320 millegi häält, et pigem see hoiak on nagu nii-öelda üllatuslikult, ma ütleks positiivne olnud jätkuvalt, et nii-öelda negatiivset pole justkui tulnud või põhjust või ma ei tea, mis see siis värk on. et nad jätkuvalt nagu on nagu ütlevad, et kuule, et volikogus võiks Arto Saar olla, ma ei tea. Aga lõpetame diski teemadega ikkagi, et ma tahaks ühest teemast tegelikult täiega. No hakka pihta. Jaanuaris me korraldasime esimest korda putiralli, nägid või? Nägin, olen selle kohta mingit sisendit näinud. Ja võt, ühesõnaga, tahtsin seda öelda, et see on ka põnev formaat, mida pole kuskil varem minu meelest tehtud. Et seda me tahame uuesti teha mingil hetkel, ehk siis nii-öelda 20 raundised putirallid ja võib-olla teha lühemalt, aga ehk siis jalkahallis korraldasime 10. jaanuaril, seal oli mingi 30 pluss võistlejad vist lõpuks. Ja ehk siis selline puhas puttimise võistlus ja tegelikult tagasiside oli ülipositiivne ja ma juba peast tuunisin ka seda, et seal tekkis mure koht, et kui ma tegin play-off süsteemi lõpuks, et need, kes alguses välja langevad, et neil pole teha midagi ja nii edasi, et tegelikult siin juba tootearendus on, et kui meil on teisaldatavaid korve on piisavalt palju, siis tulebki võistlejaid võtta nii palju. Miinusring, jah. Miinusring oli ka, selle ma tegin juba, aga hoopis Šveitsi süsteemis teha. Ehk siis kõik mängivad kogu aeg ja 7 raundi ja siis tekib nagu see parem kärjast. Aga kas see on siis nagu, ma seda nagu spetsiifikas ei jälginud nüüd, et kas seal on nagu putiralli selles kontekstis, et sul on igal korvil erinev kaugus? Või ei, kõik sama, selles mõttes, et see nii-öelda klassikaline putivõistlus, et sul on 10, 9, 8, 7, 6, 5 ka, 5 pealt on 0 nii-öelda või selles mõttes, et 1 punkt erinevat. Ja siis mitte 1 punkt, vaid sa saad punkte nii mitme meetri pealt sa viskad, et 5 meetri pealt sa saad 5 punkti, kui sa sisse saad. Aga kui sa nagu ühtegi ei saa, siis sa alustad uuesti 5 meetri pealt. Aga et ühesõnaga kõik on ühtemoodi puhas puttimise teema ja päris ägedaks läks ja selles mõttes nagu ringid olid täiesti erinevad inimestele, kes ütles, et alguses läks hästi ja lõpus läks kehvasti, osad oli vastupidi, et alguses nii-öelda erinevad, et see nagu dünaamika oli päris lahe. No vaat siin, mis me liidus oleme ka nagu mõtisklenud, ongi see, et aastat on ju nagu kalender selles mõttes sarnane. Meistrikad, karikasari, meistrikad ja niimoodi umbes läheb, et sinna sekka liidu egiidi all, eks ole, saaks küsida, et kas on vaja üldse, et selle jaoks ongi ju erinevad klubid olemas, kes saavad punki juurde keerata ägedate võimalustega ja liidu ülesanne on nagu see meistrid välja selgitada ja natukene pluss 1 juurde panna, nagu minimaalsel tasandil, eks ole. Aga ka meie liidus mõtleme, et mis see nagu järgmine formaat olla võiks, mida pakkuda inimestele juurde lisaks sellele, mis ei vaja nagu võib-olla liiga palju. Räägitakse, et paarismängu formaat on see, kuhu tuleks rohkem rõhku suunata, sest et selleks, et me saaksime kätte neid uusi nägusi, kes tahaksid fannima tulla, aga oleks valmis ka maksma piletiraha ikkagi, sama mingit auhinda selle eest, siis võib-olla teda ei huvita nii väga see individuaalne meisterlikkus, aga see, et ma saan sõbraga loopida, jutustada natukene, väiksem pinge, aga endiselt on nagu mingi võistluselement sees. Samas võistluste vahepeal, kui on 2-päevane võistlus, eks ole, siis võib-olla tõesti õhtusse hoopis mingi putiralli formaat sisse panna, et
et see on selles mõttes nagu, ja noh, kui me vaatame X-seeriat, mida Ralf korraldab, siis seal on ka ju nii mõnigi võistlus on puhtalt ainult puti peal, aga need putid kõik on väga eriilmelised erinevates suundades üles-alla ja nii edasi. Et ühe külje alt see formaat, millega te tegelete, on ju justkui on ja selline ood traditsioonile, putiralli või selline, aga lihtsalt panna see olemus juurde, et inimesed oma vahel võistlema, nagu sa ütlesid nüüd Šveitsi süsteemi järgi on ja, et see, kus see mõte üldse tuli see, sul või teil? No puti mõte selles mõttes tuli sellega, et kui ma ise Paide-linna meeskonnas töötan ja meil on jalkahall suur kui ikka suur on ja. Ja sinna, aga radu sinna sisse ehitada on nagu võimatu, aga samas on ta soe, 14-15 kraadi sooja on ja. Et kuidagi seda discgolfiga siduda ja siis sealt keris, et seda samast putimise trenni tehakse ju aastaid juba näinud, et kellel on äpid ja nii edasi, et kuidas seda siis nagu võistlustena teha ja siis tuli see katsetamine, et veame Järva-Jaanis siis meie need teisaldatavad korvid sinna ja paneme püsti ja täiesti toimis, et aga nüüd natukene veel tuunida ja osad seal küll viimasel hetkel ütlesid ära ja kes oli haige, just oli tuisk ennem seda, kes ei saanud kohale tulla, aga lõpuks see tagasiside oli selline, et me peaks seda ikkagi veel kordama, et võib-olla kuskil mujal isegi, aga lihtsalt seda formaati võime siis veel discgolfi liiduga arutada. Või muidugi. Alati avatud erinevate mõtetele. Palju sa üldse hoiad Eesti discgolfi skeenel laialdaselt nagu silma peal, mis toimub, mis tehakse? Teate, discgolfi skeenel nii palju kui natukene Facebookis ette viskab ja ma olen jalkataustaga, ma ei jõua jalkaskeenelgi silma peale et neid teemasid on lihtsalt valdkondi, milles natukene otsapidi oled sees, et siis nii palju, et ei jõua kuidagi väga süüvitsi nagu minna, et mingite teemadega ikka kursis nende suurte lauluväljakute asjadega, nendel elad kaasa ja vaatad, kuidas on ja siis loodad, et Kristin Lätt ikka tuleb tagasi äkki võib-olla aga õnneks on teisi tulemas ja või siis, et meie enda klubi mängijad Triinu Orglat on Eesti meister talvistel see on nagu äge, et siis selles mõttes ikkagi nagu silm on peal, aga mitte nagu selliselt, et ainult sellest oleks. Mitu korda seal suvel võistlema plaanid minna kuskile? Ma arvan, 2-3 korda ma arvan, et tuleb kindlasti ära. Ma olen siin omavalitsusjuhtidega ja klubiga ja võib-olla teeb... Karikasarjale võib-olla? Ma ei tea, mai lõpus meil seal Järva-Jaanis toimub midagi. Seal kandis toimub üks etapp ka, nii et on võimalik, aga kui sa nagu diski peale mõtled nüüd siin lõpetuseks, siis mis sa teisiti teeksid diskis? Kui oleks võimalik nagu Eesti discgolfi skeenele vunki juurde anda? Või kas teeksid? Hea küsimus. Ma arvan, et see sama teema, mille sa reklaami tegid alguses, et koolide teema ja just noorte sellist lihtsat kaasamist juurde tuua, et meil Järva-Jaanis on ka, et kui Võllast on talvel suusaradadega kinni, siis meil on ajutine rada tehtud Kasekoplisse, mis on koolile lähedal. Ja just, et ka õpilased saaksid ja nad käivadki väga aktiivselt, et meil on seal noor mängijad küll, kes juba siin meestele teevad silmad ette, et just seda, et sul on kooli kõrval, ma ei tea, 5 või 7 korviga rada, mida õpilased saavad ikka vahetundidel kasutada, et ma arvan, et see on küll see, et seesama 1000 ketast jagage laiali ja pange need korvika püsti ja koolide juurde lihtsalt, et ma arvan, et see oleks järgmine selline samm, et iga kooli juures võiks discgolfi rada olla. Väga hea, selle mõttega me saamegi otsa peale tõmmata. Aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Ja aitäh kõigile ka, kes kuulasid ja vaatasid. Jäta oma mõtted alla kommentaariumisse, saab ka Spotify's kommenteerida, aga YouTube'is kindlasti, kui sa vaatasid, siis jäta oma mõtted sinna, kes võiks olla järgmine külaline, mis küsimusi küsida ja kuidas tänane episood meeldis. Mina tänan ja järgmine Miks nii episood ilmselt siin 2 nädala jooksul juba tulemas. Nii et tšau!